Minu seos Sütevaka kunstiosakonnaga algas vist 1993 aastal, kui ma olin tegelikult toonases 6. keskkoolis. See kool vahetas nimesid, ei mäletagi, mis aastal, mis nimi oli, aga ma arvan, et ta siis oli 6. keskkool. Ma olin just kõrgkoolist tulnud kunstiõpetaja. Töötasin 6. koolis ja arvasin, et kunstiõpetaja, nagu iga õpetaja eesmärk on oma eriala ikka täiega tutvustada ja lapsi rakendada ja ennast rakendada ja nii edasi ja nii edasi. Korraldasin toona töötatud aastate jooksul vist iga aasta koolis kunstinädala, kus siis olid näitused koridorides väljas ja õhtul õpilased korraldasid vist ei olnudki tavamõttes pidu, aga siuksed õhtud, kus olid mingid ootamatud esinejad ja mõned näitasid oma tehtud filme ja oli siukene lõbus ja kultuurne. Ja mingil hetkel mingi näituse avamisele sai kutsutud ka Neeme Ellermaa, kes minu mäletamist järgi oli siis vist üks haridustegelane, kas ta oli volikogu juures äkki haridusnõunik või midagi sellist. Ja sai kutsutud lihtsalt kooli ametiisik, et ametlikum on linna poolt, keegi esindab ja ka tervitab noori kunstnikke. Aga mingi aeg peale seda tuli Ellermaa ja küsis, et kuule, et tema tahab teha Sütevaka gümnaasiumi juurde kunstiosakonda. Et kas sa ei tuleks kah sinna sekka tegema. Noorel inimesel on ambitsiooni, muidugi hüppasin ma paati ja kooli ajas ilmselt ministeeriumiga asju, et oleksid kõik load ja asjad olemas ja kinnitatud. Mina koostasin õppekava ja otsisin õpetajaid. Ja minust sai siis see kunstiosakonna juhataja selle tõttu. Õpetasin ise ka kompositsiooni, kuigi ei jõudnud sellega kuigi kaugele, et mingil hetkel, ma ei mäleta enam kuupäevasid ega midagi, kutsus siis direktor Neeme Ellermaa mu välja ja ütles, et ma olen töölt vabastatud. Kui ma uurisin põhjusi, siis põhjuseks toodi see, et Ringi tänava majas, kus kunstiõpilased ateljees oma neid praktilisi kunstiõppeid läbi viisid. Et nad ei hoia seal korda ja koristajad on kaevanud. Sellel põhjusel mind töölt vabastatigi. Minu teada kunstiosakonda juhtis edasi senine või toonane muusikaosakonna juht või jätkas selle juhtimist. Ja nii palju, kui ma siis edasi kõrvalt tean, siis Sorge viis selle eriala viisil ja või teisel enneolematutesse kõrgustesse, mis on hästi äge. Ja mul on tegelikult hea meel, et kõigist, ma arvan kõigist, keda ma mäletan seal õppinutest, on saanud silmapaistvad kunstikaardil tegelejad Eestis. Et hästi vägev seetõttu. Tegelik põhjus, miks ma sealt töölt vabanesin, on mulle siiamaani selline müsteerium. Aga ju ta siis pidi nii minema.